patt on kinni kaetud. Õndsad on puhtad südamed, sest nemad näevad Jumalat. Tunnistagem siis meiegi Jumala ja üksteise ees oma patud üles, et võiksime puhta ja rõõmsa südamega seda Jumala teenistust pühitseda. Jumalat kõigi tema hea tegude eest tänada ja temalt ka kõike paluda, mida meil ihu ja hinge poolest tarvis läheb. Kõige väärne Jumal, halastaja sana, mina vaene kaotan inimene, tunnistan sinule patud üles, mis ma mõtte, sõna ja teoga olen teinud ja millega mina sinu viga ja sinu muutuse ajalikult ja igavesti küll olen ära teinud. Aga minul on nende pärast väga kahju. Mina kahetsen neist südamest ja palun sinu isaliku halastuse ja sinu armsa poja Jeesuse Kristuse, meie Kristija, igale kannatamise ja surma pärast. Ole sa mulle kaduse inimesele armine ja halasta mu peale. Anna mulle andeks kõik minu patud ja anna mulle annus püha vaimuväge, et ma elu saaksin parandada. Kõige väärne Jumal, halastagu meie peale, andku meile andeks meie patud ja juhtigu meid igavesse ellu. Aamen. Kõige väärne igavene Jumal, sa oled andnud meile suured ja kallid kingi meile usaldus sinu vastu, mis kõik kahtlused ületab. Aita meid oma armastuse väärima ja kinnita meid Jeesuse Kristuse, sinu poja, meie Issanda läbi. Kuid veel samal ööl tõusis Jakob ja võttis oma mõlemad naised ja mõlemad teenijad ja oma 11 poega ja läks läbi Jakobi poole. Ta võttis nad ja viis üle jõe ja viis üle jõe, seal oli. Aga Jakob ise jäi üksinda maha. Siis heitis üks mees temaga, kuni hakkas koitma. Aga kui see nägi, et ta ei saanud võimust tema üle, siis lõi tema puusaliigest. Ja Jaakobi puusaliiges liikus paigast, kui ta heitis tema. Ja mees ütles, lase mind lahti, sest juba koidab. Aga tema vastas, ei ma lase sind mitte, kui sa mind ei õnnista. Siis ta küsis tema, mis su nimi on. Ja ta vastas, Jakob. Seepeale ütles tema, su nimi olgu enam Jakob, vaid olgu Iisrael. Sest sa oled võidelnud Jumala ja inimestega ja oled võitnud. Siis küsis Jakob ja ütles, oma nimi. Aga ta vastas, miks sa mu nime küsid? Ja ta õnnistas teda seal. Ja Jakob pani sellele paigale nimeks Penuel, sest ta ütles, kuigi ma nägin Jumalat palgest palgesse, pääses siiski mu hing.
päike tõusis, kui ta kuusast hongates Penuelist edasi läks. See on Jumala sõna.
tõuskem kuulma meie Issanda Jeesuse Kristuse püha evangeeliumi Luuka järgi. Jeesuse enda poole sööma, kui Jeesus läks, variseli kotta ja istus lauda. Ja vaata, seal linnas oli keegi patune naine. See sai teada, et Jeesus istub variseli majas lauas, tõi ta alabaster riista mürriõliga ja astus tema tahade jalgade juurde, hakkas nuttes tema jalgu laskma pisaratega ja kuivatas neid oma juustega ja suudles tema jalgu ja võitis neid mürriõliga. Aga kui variselis oli Jeesuse külla kutsunud, seda nägi, mõtles ta endamisi, tema oleks prohvet, küll ta siis ära tunneks, kes ja missugune on see naine, kes teda puudutab, et ta on patune. Aga Jeesus ütles talle, Siimon, mul on sulle midagi öelda. Tema lausus, räägi, õpetaja. Ning Jeesus ütles, ühel rahalaenajal oli 2 võlglast. Üks oli võlgu 500 denarit, teine 50. Aga kuna neil ei olnud maksta, siis ta kustutas nende mõlemad võlad. Kumb neist nüüd teda rohkem armastab? Siimon vastas, ma arvan, et see, kellele ta rohkem kiitis. Ja otsustasid õigesti. Ja pöördudes naise poole, lausus ta Siimonale, näed sa seda naist? Ma tulin sinu majja, sa ei andnud minu jalgade jaoks vett. Tema aga on pisaratega mu jalgu lasknud ja oma juustega kuivatanud. Sina ei andnud mulle tervituseks suud, aga tema ei ole sellest ajast peale, kui ta sisse tuli, lakanud minu jalgu suudlemast. Sina ei võidnud mu peale liiga, tema aga on võidnud mu jalgu mürriõliga. Seepärast ma ütlen sulle, on temale palju katte andeks antud, sest ta on palju armastanud. Aga kellele andeks pisut, see armastab pisut. Naisele ütles ta, sinu patud on sulle andeks antud. Siis need, kes istusid Jeesusega ühes lauas, hakkasid iseenestes mõtlema, kes on tema, kes ka katte andeks annab. Jeesus ütles naisele, sinu usk on sind päästnud, mine rahu. See on püha evangeelium. Armu teile ja rahu Jumalat, meie Isalt ja Issandat Jeesus Kristus. Istu. Tänane paastoja teine pühapäev annab nime Tuleta meelde. Tuleta meelde, Issand, oma vastust ja eeldust, sest need on maailma ajastu algusest. Annus Vana Testamendi laulik tänase pühapäeva psalmi kordussalmis Issandat. Pühapäeva teema avab meile Jeesuse võitlust pimeduse jõudude vastu, nii haiget parandades kui ka katte andeks andes. Selle tegevusega on ennekõike seotud inimese palve ja usk, kuid samavõrd ka Jumala valastus ja helidus. Küllap ei ole juhus, et vahetult enne äsja kuuldud evangeeliumi lugu, ehk siis enne seda, kui üks variserist enda kotta Jeesuse pidusöömingule kutsub, ütleb Jeesus üsna imedalt. Ristija Johannes on tulnud, ta ei söö leiba ega juua veini ja te ütlete, tal on kuri vaim. Inimese poeg on tulnud, sööb ja te ütlete, ennäe,
näe, see inimene on söödik ja veinijoodik, tölnerite ja patuste sõdur. Jeesus viitab siin eelmisele Luuka evangeeliumis mainitud pidulikule söömaajale, mis leidis aset tölner Leevi kojas. Ning too söömaaeg tekitas variseerides ja kirjatundjades palju pahameelt, pannes nad Jeesuse jüngritele nurisedes küsima ja ütlema, miks te sööte ja joote koos tölnerite ja patuste. Ei vaja vastu terved, vaid haiged. Ma ei ole tulnud kutsuma õigeid, vaid patuseid neile parandusele. Nüüd tuleb Jeesus ühe vähemalt iseenda arvates õige, puhta, patustest eraldatud mehe kotta kellegi pariseri juurde, kellel on ka kõnekas nimi Siimon. Tõlkes siis ta on kuulnud. Küllap too variser oli kuulnud Jeesus kõnelemas ning tundis tema vastu vähemalt mõningat sümpaatiat, sest pole kindel, oleks piisanud ühe kahtlase võitu rändjutustaja auks piduliku söömaaja korraldamiseks. Ja vaata, linnas oli keegi patuline naine ja kui see sai teada, et Jeesus istub variseri seas, tõi ta alabaster mürgiõliga ja astus tema taha ta jalgade juurde. Nagu õpetaja Enn Auksmann ühes oma teksti käsitluses on osutanud, tundub Luuka kirjeldus naise käitumisest esimesel hetkel jäävad midagi poolikuks. Naine tuleb ja jäädes seisma söömaajal lamava Jeesuse taha, ruttes tema jalgu visaratega kastma ja neid oma juustega pühkima. Võiks ju eeldada, et meeleheitel või kahetsusolust haaratud naine viskub Jeesuse jalgade najale ja hakkab siis kõike kirjeldatud tegema. Tema aga jääb kõigepealt hoopis seisma. Tegelikult on see äärmiselt jõuline pilt. Me näeme, et too naine ei söönda esialgu üldse mitte midagi teha. Võib-olla ta ei tea päriselt isegi, kuidas ta sinna kohale on jõudnud. Miski on teda sundinud, tema tahet kinnitanud, talle julgust andnud, aga nüüd kohale jõudma on ta justkui kangestunud. Ta nagu ei teaks, miks ta seda on, ta ei oska või ei julge mitte midagi teha. Aga tema pisarad voolavad ja see paneb ta tegutsema. Ka siin me ei tea, kas teda kannustab piinlikkuse või hoopis ootamatu kergenduse tunne. Võib-olla kohus. Ta näeb, et nagu kogu tema elu on üks suur segadus, nii ei ole ta ka sellel auväärsel söömaajal teinud midagi muud, kui tekitanud uut segadust. Ning samal ajal võib ta vähemalt hetkeks kõik varasema ja ümbritseva unustada. Sest ta on korraga midagi teha ja ta vähemalt üritab enda tekitatud segadust likvideerida. Ja hakkas nuttes tema jätega ja koivatas neid oma juustega ja suudles tema jalgu ja võidis neid mürgiõliga. Nii mõnigi inimene on sideme vaimsusega leidnud alles siis, kui nii-öelda
tavaeluga ollakse jõudnud kohe päris tupikusse. Kui ollakse nagu vist see kadune naine tänases evangeeliumis oma eluga 0 punkti. Ja kui mina oma eluga 0 punkti olin jõudnud, räägides Rakveres elal mu ristiisa Leenal mulle ühe oma luuletuse 1932. aastast, mil ta koges sama, mida mina tol hetkel. Ja selle luuletuse nimi on 0 punkti. Täna hetkeks jäi üksi oma hingevaludesse. Samasugusel kui haavatud hirmkesed tüüd, kellel jälil on penide jõuk. Üks otsatus kõik. Südamlahistus sööb, kuhu minna neil arvutuil risttein, millel inimeksleb tõuk. Siis ärgunud palvetaks, näitleb, too mõtleb, ning jällegi lahtub usk endasse. Üks rannutus kõik. Süda engistub, all suletud vernu, suletud taevas. Ent lõõmavad näha ma valude ahju, kui maailma loojangu tulekahjud. Et minna ma liiaks pankrott. Alles 0 punktil, tihti on see nii, taivatakse, minna tuleb niikuinii. Surm on meie osa, tahame või ei, aga valida on, kellena surm. Kannatustest läbi minnes muutub inimene küpsemaks, kasvab seesmise mina poolest. Jõuavad kohale ka Apostel Pauluse sõnad korintlastele. Senini pole teid tabanud muu kui inimlik kiusatus. Aga Jumal on ustav, kes ei luba teid kiusata rohkem, kui nii, et te suudate taluda. Võime hakata vaatama poole, hakata uskuma, et issand tuleb ja aitab hädast välja, sest Jeesuse juurde saab minna ilma maskideta, nii otseses kui ka kaudses mõttes. Ja naasta tema juurest inimesena, kellele on kõik võlad andeks antud. Leidsin Toomas Paolilt mõttekäigu. Usk on peplik ja usaldav hoiak selle suhtes, mille inimene tunneb olevat mõistetamatu ja endast mõõtmatult kõrge. Iga usuline elamus jätab meisse oma jälje. Pärast seda oleme ju samad isikud ja siiski mitte samasugused. Psalmist ütleb inimesena, kes oli seda kogenud, ei saa siis karda öö hirmu ega noolt, mis päeval lendab. Kirjas 91. psalmis. Usulised elamused lisavad meisse julgust. Ja ära ole hämmastunud, kui oluline jääb silmadest varjatus. Soov varjatut leida on suurimaks toeks liikumisel Jeesuse Kristuse poole. Vendrosee seest julgustab. Päev-päevalt tunneda enamus sügavust ja suurust armastuses, mis on väljaspool mõistmist. Elu lõpuni ammutad sa isetlust ja julgust uuteks algusteks. Vahel on väidetud, et Kristi usk on nõrkade jaoks.
neile, kes oma eluga hakkama ei saa, tegelikult on täiesti vastupidi. Jeesuse Kristuse järgimine on jõukohane vaid tugevatele. Ristiusk ei ole lai ja turvaline kiirtee, mis viib kui ekspress kohale. Pigem on ta rohtu kasvanud mägirada alpinistile. Aga see jõud antakse kõigile soovijaile ülalt täiesti tasuta, selgest ja puhtast arvust. Apostel Paulus ütleb nüüd teile minu suu läbi. Saage vägevaks Issandas ja tema tugevuse jõus. Ei ole ju võidelda inimestega, vaid meelevaldade ja võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega, kurjade taevaaluste vaimudega. Sestap kordan julgustuseks tänast lugemist Püha Jakobuse kirjas. Pidage seda lausa rõõmus, vennad, kui te satute mitmesugustesse kiusatustesse, kuna te teate, et teie usu läbikatsumine teeb teid kannatlikuks. Aga kannatlikkus olgu täiuslik, et te oleksite täiuslikud ja terviklikud ega oleks teist midagi vajaka. Kui kellelgi teid vajaka tarkust, siis ta palugu Jumal, kes kõigile annab heldelt ega etteheiteid ja talle antakse. Aga ta palugu usus ilma kahtlemata. Et puudutaksid ka isiklikult meist igaüht Jeesuse sõnad, mis ta ütles naisele, sinu usk on sind päästnud, mine rahuga. Jumal on vägev kinkima meile kõigile seda tarkust ja jõudu, mida me vajame tema tahte täitmiseks ja püha elu elamiseks. Tema juurde tohib alati tulla ja kui Püha Paulus ütleb, et tema armastus suutis lahutada, saati siis veel mõni ajalik riigivõim oma ukaasidega. Palugem vaid enestele kindlat usku ja tegevat armastust, et võiksime andeks saanud matustena Jumalat väga palju armastada. Kiidetud olgu Jeesus Kristus igavesest ajast igavesti. Aamen. Me tõuseme ning tunnistame oma püha Kristi usku aposteliku usutunnistuse sõnadega nõnda üteldes. Mina usun Jumalasse, kõige vähemisse Isasse, taeva ja maa loojasse ja Jeesusesse Kristusesse, tema ainsasse pojasse, meie Issandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilmale tulnud Neelsi Maariast, kannatanud Pontius Pilatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surmavalda, kolmandal päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumala oma kõige väelise Isa paremal käel, seal tema tuleb kohut
issand eesmärk me täna meelde Heiki Heintsoo, kes siia ilma sündis 12. augustil 1955. aastal. 19. veebruaril igavikku kutsuti ja teisipäeval hukama sännitati. Samuti Edgar Keerti, kes sündis 15. septembril 1947. aastal. 21. veebruaril igavikku lahkus ja neljapäeval maeti. Ning Heli Kukli, kes sündis 27. septembril 1935. aastal. 19. veebruaril igavikku kutsuti ja eile viimsele teele saadeti. Igavene rahu annab issand ja valgus nende ja kõigi surnud usklike hinged puhaku Jumala halastuse läbi rahus. Aamen. Eest palves ka meie partnerkoodustele Hilmes ja Jamajõu ja missionäridele Levele ja Joonale Myanmaris ja kogu sealsele rahvale. Kiidiks sinna rahu ja lahendused neile keerulistele olukordadele. Mõtleme meie missionäridele ka siin Põlvas, Salomele ja Ollile ja ka nende laste ja noorte tööle, mida nad teevad ka nüüd nendes keerulistes olukordades, kui tuleb päris palju asju ka kolida veebipõhiseks jooksvalt ümber. Mõtleme palves Jakobi koolile ja koolipõhjale, ka lasteaiarühma rajamisele selle kooli juurde, mis augustikuus peaks käivituma. Olen Jumal seda kõigi eest, kes seisavad koroonaviiruse vastase võitluse esirinnas. On Jumala õnnistus kõigile arstidele ja õdedele ja teistele meditsiinitöötajatele, aga muidugi ka kõigile teistele, kes selles võitluses osalevad. Palvetame meie maa ja rahva eest ja riigi ja kohalike omavalitsuste juhtide eest. Aga palume õnnistust ka meie oma koguduse nõukogu uuele koosseisule, mis möödunud päeval valiti. Palume issand ka nende järgneva 4 aasta jooksul kindlasti kõigile nõukogu liikmetele oma taevalist armu ja tarkust ja ka see juhtimisorgan teeb oleks õnnistusrikas ja tooks au Jumalale ning õnnistust inimestele. Ja nagu täna oleme laulnud ka laullehtede pealt neid kritiseeritud laule, küllap paljud on juba aru saanud, tegemist on meie kiriku uue lauluraamatu niisuguse proovitrükisega. Selle raamatu koostamise protsess on käimas ja kui ma õigesti mäletan, siis 2025. aastal vist peaks see uus lauluraamat ilmuma ja asendama siis seda praegust kiriku laulu- ja talveraamatut ja esimestele katsekogudustele on saadetud ka siis välja selliseid proovitrükised, et saaksime katsetada ja proovida, mismoodi siis on laulda neid laule sellisel kujul, nagu nad algselt on olnud, enne kui algustusajal need viisid hästi ühetaoliseks ära munditi. Kõigil on võimalik oma mõtteid ka jagada ja tagasisidet anda komisjonile, aga ka kiriku palves ja eestpalves mõtleme selle töö peale, mida lauluraamatu koostamisel tehakse. Olen pisut kuulnud, et see on tõesti üks päris suur ettevõtmine, sinna on haaratud kümneid ja kümneid inimesi, küll muusikuid ja keeleinimesi ja teoloogi. Palume, et issand laseks hästi korda minna ka selle tööle, et see uus lauluraamat kogu Jumala rahvale siin Eestimaal oleks õnnistuseks. Palugem siis nõnda Jumalat, meie Isa, et suudaksime valvata ja palvetada koos Kristusega, eriti ka nüüd aastaajal, et püsiksime ustavalt temas, alluksime oma südant ja hoiaksime alati armastuses oma taevase Isa ligi. Palugem, et kristlased kogu maailmas oleksid sel paastoajal Jumala sõna suhtes vastuvõtlikud. Palugem issanda. Palugem, et see paastoaeg oleks meile Jumala abi ja halastuse vastuvõtmise aja.
palugem Issandat. Palugem, et me väärilised tänu ja haledusega Kristuse pühades sakramentides osa saaksime ja seeläbi vaimulikult täis ja poole kasvaksime. Palugem Issandat. Palugem, et meie surnud pälvisid rahuliku puhkamise ja et me kõik võiksime osa saada õndsate ülestõusmises ning igavesest elust. Palugem Issandat. Issand, luba oma rahval taas sinu poole pöörduda ja sind teenida kogu südamest. Saada ja armastus. Me palume seda Jeesuse Kristuse, sinu poja, meie Issanda läbi. Issand, olgu teiega.
sel ööl taeva võttis leiva, tänas muutis, ulatas oma jüngritele ja ütles, võtke ja sööge, see on minu viin. Tehke seda minu mälestuseks. Selsamal kombel võttis ta pärast õhtusööna aega pärga. Tänas ulatas selle neile ja ütles, võtke ja jooge sellest teie kõik. See karikas on uus leping minu veres, mis teie ja paljude eest valatakse kattude andeks andmiseks. Nii sagedasti, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. See on ususaladus. Issand, me kuulutame sinu surma ja tõestame sinu üles elustist, kuni sa tuled oma kirikuses. Taevane Isa, tuletades meelde sinu poja kannatamist ja surma, tema ülestõusmist ja taeva minemist, võtame sinu käest vastu elu leiva ja punastuse tarvita. Ning täname sind, et oled andnud meid vääriliseks, sinu ja sind teenima. Ja palume sind, saada meile oma püha vaim ja ühenda kõik, kes seda leiva söövad ja sellest targast joovad, et me koos kõik sinu pühadega sind alati kiidaksime ja ülistaksime Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi. Tema läbi, temaga ja temas, olgu sulle Jumal kõige väeline Isa, palju ühtsuses kõik au ja kirkus igavesti. Jeesus, meie palume Jumala laste julgusega. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna ja anna meile andes ja ära saada meid küüsastusse, vaid päästa meid ära kurjast. Issand Jeesus Kristus, kes ütlesid oma apostlitele, rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Ära vaata meie kattude peale, vaid oma kiriku usu ja anna talle andelikult rahu ja ühtsus, nagu tahad sina, kes sa igavesest igavesti. Amen. Issanda rahu olgu alati. Leidame mugavalt on Kristuse ihusadus. Karikas, mida õnnistame, on Kristuse ihusadus. Nad oleme meiegi üks ihu, sest me kõik saame osa sellest samast leivast.
me palume sind, anna meile oma püha vaimu ja kasvata meie usku, nii et igal ajal sinu tahtmist mööda elada ja viimaks õndsaks saame. Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, ja võimu nime. Siis on kinnise üritusega kooliperele ja kutsutud sõpradele. Neljapäeva õhtul on piiblitund veebi vahendusel ehk siis Zoom-keskkonnas võimalik ka Facebookis ülekannet vaadata ja pärast ka meie koguduse YouTube'i kanalile saab üles laetud selle salvestus. Ja tulevalt pühapäeval, siis nagu Vabariigi Valitsuse korraldused ette näevad, et jällegi avalikud jumalateenistused märtsikuus siis ei toimunud, aga kirik on avatud, kes soovivad saavad tulla ikkagi palvetada, toimub veebiülekande jaoks ikkagi jumalateenistus siin ees ja kes tahab saada elada kaasa üle interneti, kes tahab saada ammulauda, siis kokkuleppe lõpetajaga on see võimalik ja ilmsesti ka küllaltki tavapärasel ajal pühapäeval hommikul. Nii et eks saame näha, kuidas siis need asjad kõik hakkavad kulgema, täpselt juhised teisipäeval kiriku valitsusest ka laekub, aga laias laastus see praegune arusaamine niimoodi on. Ja need lauled võib võtta endale koju kaasa laulmiseks, harjutamiseks, mõelda, et mida siis tagasiseks anda ka lauluraamatu komisjonile nende laulude kohta. Mingem siis
tingimisi